Tere! Olen siin meie Amazoni koolituse ühe õpilasega, Daniel Tordetiga, kes siis läbis meie Amazoni koolituse circa 1 aasta tagasi. Tema lugu on selline, et ta tegelikult algselt tegi täiesti oma ettevõtet tarkade soojuspumpade lahenduste valdkonnas ja otsustas Amazoni kanalina kasutada siis, et eksportida rohkem, et Eestist rohkem välja saada välisturgudele. Aga koolituse käigus ja koolituse jooksus otsustas ta siis ka täiesti oma private label brändi teha ja siis natukene nüüd räägimegi sellest private label brändist ja Amazoni kogemusest ja ka siis Amazoni koolitusest. Tere, Daniel! No, tere, Mihkel! Räägi natukene endast ja oma ettevõttest või ettevõtetest, et kes te siis olete, mis valdkonnas toimetate, kaua olete tegutsenud, mitu aastat Amazoni kogemust on praeguseks, palju enne koolitust oli? Ja, Daniel on nimi ja siis ettevõte tegutseb meil soojuspumpade, tarkade soojuspumpade kontrollerite ja selle müügialal. Arendame ja toodame siin Eestis neid tooteid ja müüme siis üle Euroopa ja osaliselt ka Ameerikas ja oleme teinud seda juba 10 aastat. Ja selle käigus oleme leidnud siis erinevaid müügikanaleid ja otsides siis kogu aeg juurde erinevaid kanaleid, siis jõudsime ka selle Amazoni kanalini. Ja mõned aastad siis algselt sai nagu proovitud omal käel, et natukene aru saada, mis see siis on ja kuidas see tundub ja kas seal nagu siis võiks seal üldse nagu meie jaoks potentsiaali olla ja avasime ka mitu nagu müügikanalit seal USA-s ja Euroopas. Aga siis õige pea tegelikult saime aru ka, et seda asja saab ikka palju professionaalsemalt ja palju paremini teha, et selleks tuleks natukene nagu abi paluda või ise juurde õppida. Ja tegelikult nii me siis sinu juurde nagu jõudsimegi, et nii see teekond aga algas. Räägi siis natukene, et mitu aastat siis enne koolitust Amazonis juba Eesti ettevõttena niiviisi tegutsenud olid? Me olime teinud umbes 1,5 kuni 2 aastat, et see ettevalmistusaeg ja olime katsetanud siis USA turgu, Kanada turgu, Saksamaad, ütleme siis Euroopa turgusid erinevaid ja vaadanud siis, et kuidas, mis on see erinevused, et meil on natuke tehnoloogiline toode, selles mõttes, et seal on turgude nõudmised on erinevad ja turgude arusaam tootest on erinev ja lisaks nüüd siis juurde see, et kuidas need turud nagu ise siis Amazoni mõttes need turud erinevalt toimivad, seda me olime siis jõudnud nagu katsetada, et kõige paremini oli meil läinud siis Ameerikas ja Saksamaal. Aga me nägime tegelikult, et küsimusi oli, sama neid nüansse oli ka seal väga palju, mida juurde tuli, et siis selle hetkeni me jõudsime enne sinu juurde tulemist. Okei. Milline oli arusaam Amazonist kui müügikanalist ja seal tegutsemist siis enne koolitust ja milline on see nüüd? Enne koolitust oli selline tunne, et kogu aeg on seal hästi selline, kuidas ma ütlen, hästi müügisurve või ütleme hinnasurve on hästi suur, et inimesed tahavad hästi, et sa pead müüakse nagu, et kuidas nagu müüakse ainult esimesel lehel olevaid tooteid ja ise nagu ei osanudki, kuidas siis aru, et me ei saanud nagu ise aru, kuidas täpselt jõuame sinna esimesele lehele ja selle koolituse käigus tegelikult see protsess nagu hakkaski nagu algusest peale, kui sa lansseerid oma tooted, kui ta sul on olemas, et siis sa ju tegelikult ei ole esimesel lehel, aga et kuidas on võimalik sinna esimesel lehele saada, et kuidas need müügid hakkavad tulema, et see oligi nagu see kogu see väärtus, et selle konto loomine ja sellega saab ju igaüks hakkama, aga tegelikult selle sisulist seda tööd, mis on selle kanali jaoks nagu vajalik, et kuidas seal nagu edu saavutada. Vaat selle me õppisime nagu selle koolituse käigus nagu põhiliselt nagu ära. Et see oligi nagu see väga suur osa, et jah, et meie jaoks oli raske nagu, või ütleme nagu välja kutsuv, kuidas saada sinna, et me teadsime, et meil on hea toode, teiste turgude pealt me olime ära teinud, inimestele meeldis see, meil selle toode oli edukas omas kategoorias, aga jah, et kuidas nüüd siis seda selliselt ka inimestele välja pakkuda, et nemad ka nagu aru saaks, et kuidas see nagu välja paistaks, et kui keegi läheb sinna amazon.com, et ta saab aru, et näed, see on seesama väärtuspakkumine, mida ta seal näeb,
see on ka see, mida me talle öelda tahtsime ja vastupidi siis. Et päris nii ei saa, et võtad lihtsalt oma kodulehes paar rida teksti ja paned Amazoni ülesse ja oledki kohe kuningas. Täpselt nii me alustasime ja nii saime aru, et nii ei ole mõtet. Okay. Siin on praegu 2 aasta kokkuvõte, et nii võib proovida, aga niimoodi ei jõua väga kaugele. Okay. Ja siis selle koolituse käigus sa otsustasid, et alustad ka täiesti oma uut Amazoni brändi, hakkasid private labelit tegema. Ja. Mis lugu seal taga on? No selle loo taga on võib-olla väga hea kvaliteetne koolitus selles mõttes, et me õppisime ära seal, toode meil oli olemas, et me ise oma ettevõtte alt teisi uusi tooteid parasjagu lansseerimas ei olnud ega tegemas ei olnud, aga kuna seda infot tuli nii hästi nagu juurde ja tegelikult seda, et nagu läbida, see materjal läbida, siis sul on ju kõik nagu võimalused käes. Ja mul on nagu teatud mõttes tootearenduskogemus on olnud, siis ma mõtlesin, et ma panen ennast nagu teistmoodi ka proovile, et võtangi nagu täitsa nullist, võtan selle materjalidest kõik välja, mis nii-öelda justkui nagu saab võtta ja katset panen ennast proovile, et mis on siis see, mida ma siis tegema pean, kui ma jälgin kõike põhimõtteliselt rida-realt, mis on ette antud, et kuhu maani ma välja jõuan sellega. Ja et see nagu elav näide ongi sellega, et jõuab välja küll. Aga räägi siis, kuhu välja jõudsid või kuidas läks? Eesmärk oli võtta võib-olla selline, et ühesõnaga alustada minimaalsemate kuludega, et saada nagu aru, et mis toode on. Eesmärk toimus turu-uuring, uurisin välja, mis turu nišis üldse müüa tahaks, missugune see toode olema peaks, kui suur, mis hinnaklassis, et selle kõik võtsin sealt materjalidest. Siis leidsin ühe sellise tootekategooria, mis võiks mulle huvi pakkuda. Ja hakkasin otsima tootjaid, leidsin siis ka Aasiast ühe tootja ja tellisin esimesed partiid ja enne imet, et esimene kuu oli juba, kui me selle müüki panime, kuskil $5000 käivad. Et arvestades, et kogu see oli siis kokkuvõttes, küll käibe ja sisse pandud raha oli isegi väiksem, et küll käive ei ole see kasum seal, aga et tegelikult see võib-olla see hirm või see teadmatus, see sai ületatud siukse 4 kuni 6 nädalaga, et tegelikult et see asi töötab. Okay. Ehk siis see hirm ei läinud kunagi ära, et mis nüüd tegelikult saama hakkab, et kas hakkab päriselt ka müüma? Mingil hetkel saab sellest hirmust saab selline süke nagu mõnus tunne, süke närvikõdi, et kuidas ta nüüd nagu läheb, et tegelikult see lõpuni ju alati ei tea, mis seal nagu on, aga kui sa oled nagu nii palju seda eeltööd teinud ja nii palju neid nagu linnukesi selles tabelis nagu ära täidnud, siis see tõenäosus, et sul läheb, on aina ajas ainult suurem versus siis see õnneprotsent, et seda peab ka nagu ennast olema, aga sa oled ikkagi tänu sellele koolitusele sai tehtud see põhimõtteliselt täielik nimekiri asju, mida nagu, kuidas võiks asi õnnestuda ja tegelikult ma ütlen, et päris hästi õnnestus. Okei, super. Kuidas siis sealt edasi läks, et esimene kuu oli 5000, kuidas see protsess nüüd aasta aega sul hiljem siin kujunenud on? Ja esimene oli 5000, siis juba kohe läks 10 000 peale, et siis hakkasime reviewsid saama, saime väga häid reviewsid, saime ka mõningad, mis tuleks, kust saab juurde õppida, mida paremini veel teha ja nii see tegelikult aasta on päris kiirelt läinud ja hetkel me oleme selles kohas, et suve algusest me siis tegin täiesti oma toote, ehk siis, mis on täitsa meie enda spetsifikatsioonile tehtud. Lasime täitsa uued disainida, uue nagu vormi, uue toote ja nüüd hetkel oleme just seda lansseerimas, et siin paari kuu jooksul on juba nagu neid tulemusi nagu näha, et kuidas see olla võiks, aga nüüd tunne on võib-olla selles mõttes jälle natukene parem, et lisaks eelnevatele teadmistele nüüd mul ka selle olemasoleva toote nagu turutunnetus nagu olemas, et jälle nagu samm nagu edasi tehtud, et väga iseenda aega sinna pühendades, siis tegelikult võib osa saada sellest maailma suuremast tükast online-turust väga hästi. Kuidas sa kirjeldaksid seda koolitust, mis sa läbi tegid, et mis olid sellised peamised õppetunnid või taipamised või tulemused, sellised paar asja, mis sa endale sellest said? Mulle see koolitus väga meeldis. See meeldis sellepärast, et ta oli esiteks väga põhjalik, ta oli väga hästi ette valmistatud ja ta tegelikult andis sulle väga hea ülevaate, kuidas sa saaksid ühte toodet edukalt turule viia. Et seal oli nagu teooria, siis tuli kohe praktika, siis sa said ise katsetada oma nagu enda neid teadmisi, vaadata, kuidas välja tuleb ja siis sai samal ajal sai ka grupis seda nagu arutada, et tegelikult sai nagu väga head vastukaja, sai ka nagu teiste mõtteid kuulda, et toimus, kuna seal olid nagu väga siis
noh, inimestel olid samad mõtted, samad soovid seal, igaüks lihtsalt oma tootega, et siis nad on väga selle mõtte laine peal, et kuidas, mis tagasiside anda, mis nende meelest võiks olla paremini. Ja tegelikult see oli väga nagu kasulik selles mõttes, et me kogu selle, ma ütlen näitena toongi, et kogu selle näitena ma tõin selle ise toote nullist turule ja see õnnestus, et see nagu minu jaoks on see parim nagu näide, et asi nagu nii teooria kui praktika, et see asi nagu töötab, et ta nagu tegelikult oli väga hea ring kokku, et siit nüüd edasi saab siis spiraalida ülesse poole. Super. Kui sa need teadmised nüüd siin praktikasse paned koolituses ka, siis kui palju selles koolituses sa arvad, et sulle rahaliselt kasu on? No täna on juba mõõdetav rahaline kasu 5-kohalise summana kindlasti. Et see on võib-olla kõige lihtsam nagu number nagu öelda, et kui võtta siis seda algsemat investeeringut nii toote kui koolituse alal oma aega, siis tegelikult on sul tant ju võidetud. Et on saadud teadmised ja kusjuures selle hea pool on see, et ise oman kogu seda turu, seda ringi või selle arendusringi ülevaadet. Kui ma mingil hetkel tahaksin kuskilt ise vähem teha või midagi rohkem teha, siis ma saan seda, mingeid asju saab alati kuskilt sisse ostu või midagi muud teha, aga täna mul on see oskus olemas, et ma ei ole nagu kriitiliselt sõltuv kellestki, et kui tahta siin veel 3 toodet üksi teha, täiesti hästi saab teha. Et see value for money on seal väga paigas. Kellele sinu arvates see koolitus sobib? Ma arvan, et see sobib esimesena kohe kindlasti ettevõtetele, Eesti ettevõtetele, kellel on oma toode olemas, kes on võib-olla müünud siin, kes online'is, kes üle retailis, mingi muus, aga otsivad uut ekspordikanalit. Ja võib-olla on vaadanud ka juba seda Amazoni, võib-olla ei ole, aga kindlasti see on nagu nende selliste ettevõtete jaoks selline uue käibekanali kiirtee. Et see on kindlasti kõige kiirem viis, kuidas proovida ära see maailma kõige suurem online turg ja vaadata, kui palju neil selle enda tootega on võimalik juurde teenida siis. Et milleks kinkida seda raha siis nii-öelda konkurentidele. Et kindlasti see on sellistele ettevõtetele. Samas, omast küljest ütlen ka, et ka võib-olla inimene, kes on mõelnud, et kuidas midagi hakata tegema, oma mingit toodet, võib-olla iseseisvamat ettevõtlust natukene, et ka nendel tasuks kindlasti selle peale mõelda. Sellepärast, et kui kiirelt ja hoolikalt õppida, siis on võimalik sealt nii-öelda olemasolevatele tootjatele või teistele müüjatele juba järgi jõuda, et hakata ka oma nagu toodet lansseerima. Et kindlasti just see lansseerimise moment, mida siis koolitusel õpid, on selline, mida mina ei kujuta ette, et seda oleks võimalik nagu YouTube'ist nii hästi nagu õppida, või mõne muu teise sellise online kuulamise kursuse peal, kus sa kuulad ära, aga et see praktiline osa, mis sinna juurde just tuli, et seda on see nii väärtuslik tegelikult, et see on see 80-20, et selle viimane 20, mis on see väga spetsiifiline, siis see tegelikult teeb 80% seda tulemuste juures. Kas sa julgeksid seda koolitust soovitada ka teistele ja miks? Kindlasti. Esiteks on siit peaaegu ainult võita, sellepärast, et see on ühes mõttes on see selline väga uus põnev maailm, et meil kõigil on kodus arvuti olemas, internetiühendus on, miks mitte proovida, siis nüüd kas siis oma olemasoleva ettevõtte toodet müüa või siis enda toodet seal müüa, et seda maailma avastada on nagu väga põnev ja seal ei pea üldse alustama väga suurte summadega, aga kui seda käima saada, siis sealt võib väga palju võita. Et siin on ju Eestis mitmeid edulugusid juba olemas, kus siit võib ikka hästi teha ja ma kindlasti soovitaks. Daniel, aitäh sulle ja edu sulle järgmise sammudega ja uue tootega Amazonis. Aitäh sulle õpetamast.